sõitsin eile bussiga ja nägin niisugust reklaami. Teeme kodust paradiisi. Teeme kodust paradiisi. Mõtlesin sellest lausest terve tee. Mõtlesin sellest, et paljud meie seast, ka mina, tahaksime elada paradiisis. Tahame, et paradiis oleks meie kodus, meie suhetes teistega, tööl, kuskil mujal. Ja iseenesest ei ole midagi halva sellest, et me niimoodi mõtleme. Võib-olla halb on see, et selles paradiisis on väga ranged piirid. Mis see tähendab paradiis meie jaoks? Mida me tahame? Ma mõtlesin sellest, et 40 aastat tagasi ma mäletan seda aega. Ka inimesed tahaksid elada paradiisis, ka mina tahtsin. Ma ei mõelnud arvutitest, teistest asjadest, mis on nii tähtsad just praegu, aga olid ka teised väärtused, teised asjad, mis olid väga tähtsad tol ajal. Kas praegu, kui inimestel on rohkem asju, on rohkem võib-olla võimalusi, kas need inimesed on õnnelikumad kui need, kes elasid 40 aastat tagasi? Ei ole kindel. Sest see kõik möödub. Aga väga halb, et inimene, kui ta mõtleb paradiisist, nendest asjadest, nendest tegevustest, nendest inimestest, mis on nii tähtsad tema jaoks praegu, väga harva mõtleb tõelisest paradiisist, mis ootab teda tulevikus. Mõtisklege selle üle. Kas keegi teie seast päeva jooksul, nädala jooksul hakkas mõtlema sellest, mis ootab teda seal, kuhu me kõik saabume? Ei, arvatavasti kõige tähtsamad need asjad, mis on praegu meie käes. Suure nädala jooksul me võib-olla rohkem peame mõtlema sellest, mida tahab pakkuda meile Jeesus Kristust. Võib-olla siis, kui tulevad triidumipäevad ja muidugi ma kutsun teid tulla kirikusse, mõelda mitte ainult sellest, mis toimus 2000 aastat tagasi ja millele on pühendatud see päev, aga sellest, mida Jeesus Kristus just nende sündmuste kaudu tahab meile pakkuda. Muidugi me peame elama siin maa peal, aga ootama tõelist paradiisi, mis iialgi ei kao ära.